Sense on majatehas ja meie spetsiifikaks on energiatõhusus. Me oleme 3 järjestikusel aastal võitnud auhinna, mille on välja andnud Eesti Puitmajaliit. Me oleme seal olnud kõige energiatõhusam maja. Meie kliendid on tänasel päeval eelkõige erakliendid, kes tahavad endale uue põlvkonna maja. Kui küsida, mida tähendab hoonete energiatõhusus, siis saab seda rääkida väga erinevate nurkade alt. Võib-olla kõige lühemalt kokkuvõttes võiks öelda, et energiatõhusus hoones tähendab seda, et väga hea sisekliima saavutatakse võimalikult väikse energiakuluga. Detailides võib tähendada see väga palju erinevaid asju. Me räägime väga hästi läbimõeldud arhitektuurist, headest avapaigutustest, otsese päikese kiirguse takistamisest suvel ruumidesse jõudmisest, et oleks piisavalt soe, et oleks piisavalt jahe suvel, et oleks värsket õhku ja kõige selle juures ei oleks kulud ülemäära suured. Suures plaanis, kui rääkida energiatõhusa hoone tehnoloogiast, siis seal ei ole ühtegi sellist fundamentaalselt nagu erilist asja, aga väga palju erinevad komponendid, mis hoones on tähtsad, on pandud kokku sobival moel, kasutatakse teatud valikute tehnoloogiatest, mis töötavad koos hästi. Oluline väga palju võrreldes tavaehitusega on ehituse kvaliteet, ehk siis piirded, komponendid peavad olema omavahel liidetud, nii et meil ei ole mingisuguseid probleemseid kohti. Eelkõige on tõrgeteks ikkagi see, et meie majad on täna veel natukene kallimad. Kuigi, kui vaadata seda, et kui inimene ostab pangalaenuga endale maja, siis meie majade puhul tegelikult kuumaksed on väiksemad, õigemini inimene maksis varem ära enda küttekuludeks näiteks 100–200 € kuus, siis tänasel päeval me võime öelda, et selle võrra on meie küttekulud väiksemad. Meil on näiteks 20 € kuus, siis saab selle raha pangale tagasi maksta. Aastane kokkuhoid võib olla väga erinev. Sõltub majast, sõltub kuna ehitatud, kuidas ehitatud. Aga kui me vaatame niimoodi keskelt läbi, siis me näeme, et umbes 1000–2000 € maksate eramaja puhul aastas vähem. Energiatõhusates hoonetes, kui vaadata seda, et kui palju selline tänapäevane ligi nullenergia hoone ära katab, siis kogu seda üldist energiakulu, siis see on mõnevõrra erinev, kuna Eestis energiatõhususe arvutamise metoodika on üsna keerukas ja maja selline lahendus võib olla erinev. Üldjuhul räägitakse sellise energiatõhusa ligi nullenergia hoone puhul sellest, et hoone soojavee ja kütte vajadus kaetakse siis hoone küll kinnitatud energiaallikate arvelt. Ülejäänud osa, mis siis läheb elektritarbimiseks, saunas, valgustites, olmeseadmetes, et see on siis sõltuvalt kuludest tuleb juurde maksta. Usun, et see on nüüd meile kõigile muutumas igapäevaseks tunnetuse ja mõtlemise ja uute loogikate omandamise vundamendiks, et säästlikum olla ei tähenda enam moodi, vaid tegelikult on küsimus, et kas me säästame enda lastelastele selle maa kera või mitte. Tehnosüsteem, ventilatsioonisüsteem vajab filtrite vahetust, sellist iga-aastast väikest ülevaatust, aga tegelikult energiatõhus maja ei ole tehnoloogiliselt väga keerukas, et seal ei tule nagu tohutult iga-aastaselt sinna ressurssi sisse panna. Ja muudes aspektides see maja töötab sarnaselt vanadele ehitustavadele või vanadele majadele, et loomulikult kõik asjad, mis vanade majade puhul tuleb vaadata fassaadi, siseviimistluse muude asjad osas üle, siis on see samaväärne, et remonti tuleb teha siis, kui remonti on vaja teha, et pigem on see harvem juhus, kuna seespool on ikka soojem,
sisepindadel ei ole niiskust nii palju. Võiks veel mainida seda, et inimesed arvavad, et nende majadel on siis tehnosõlm või seadmete hulk on palju suurem. Tegelikult tulevad inimesed ja imestavad, vaatavad, ahah, et teil on siis tehnoruumis on nii vähe seadmeid. Milles on asi? Asi on selles, et meie maja karp on oluliselt parem ja need seadmed ei pea olema alati kõige suuremad ja kõige keerulisemad, vaid meil teeb see hea ehituskvaliteet ja väga hästi läbi tunnetatud ja arvutatud energiabilanss selle töö ära, et ei ole vaja enam seda seadmetega nii palju kompenseerida. Väga lihtne ja kas nüüd väga lihtne, aga selline kõige kergem näide on see, et meie hoone karp võib olla nii hästi tehtud, et kui teised vajavad suvel kuuma päiksest leevendust, siis me oleme ette näinud, kuidas maja karp sellega hakkama saab ja jääb ära kallis jahutusseade.